Sa kuulad AI Empowerment podcasti, Eesti esimest AI teemadele keskenduvat taskuhäälingut, mis aitab muuta tehisintellekti maailma arusaadavaks ja kättesaadavaks igale kuulajale. Igal reedel toome sinuni olulised AI arengud, kasulikud tööriistad ning inspireerivad kogemuslood. Me tehisarutame inimestega, kes rakendavad AI'd päriselt nii töös kui ka igapäevaelus. Mina olen Kerlin Tigemäe, tehisintellekti koolitaja ja finantsvaldkonna praktik. Ja mina olen Sandra Reivik, ettevõtja, AI koolitaja ja AI Empowermenti looja. AI, ning head kuulamist. Tere tulemast kuulama 78. AI Empowermenti podcasti episoodi, riigi populaarsem tehisintellekti podcast, mis on siin väga palju saanud ikkagi kiidusõnu viimasel ajal, mida mina olen väga palju kuulnud. Ja mul on ülihea meel, et me oleme Kerliniga jälle teie ees, et enne jõulumöllu, kui siin kõik me pühade meeleollu lähme, siis saaksime teha jälle ühe tehisarutamise sessiooni. Tšau, Kerlin! Tšau! Ja et võtta kokku muidugi uudised, me võtame siin ette ühe OpenAI siis sellise uuringu, mis nad siis tõid välja ettevõtete AI kasutamise kohta. Mina toon välja väga huvitavaid mõtteid siis selliselt mehelt nagu Tristan Harris, kellel oli Tire of the CEO AI ekspert on ta ja neil oli väga hea episood, 2-tunniline, kus on nii palju häid mõtteid, mida ma siis tahaksin teile jagada. Ja kuna meil on siis selle aasta viimane episood, me tuleme jaanuaris jällegi tagasi teie ette, siis me teemegi muidugi seda tagasivaadet aastale, mida meie oleme siis tähele pannud, võib-olla ka mingid enda isiklikud sellised kogemused, kasvud. Et vaatamegi, kuhu me selle episoodi jooksul jõuame. Nii et nagu meil juba varasemalt tavaks on saanud, et need episoodid tulevad tunniajased, ma ei tea, kuidas täna läheb, aga hakkame kohe peale ja võtame AI uudised ette ja siis liigume juba järgmisesse teemadesse kenasti sisse. Teeme nii. Ja uudised siis ma mõtlesin küll, et eks ju ei ole veel päris kuu lõpp ja aasta lõpuni on veel aega, et äkki on siis vähem neid uudiseid, aga ikkagi tuli nii palju. Mulle tundub, et detsember on selline, kus tahetakse täiega igasugu uusi mudeleid, uusi uuendusi, funktsionaalsusi välja lasta. Ja kes mäletab eelmisest aastast, siis enne jõule oli OpenAI veel siuke oma jõulu kalender, kus nad siis tulid veel erinevate uuendustega välja, nii et ma usun, et siit tuleb veel aasta lõpus miskit. Aga vaatame siis, mis tänaseks detsembrikuuga juba välja on tulnud. OpenAI'st, nagu ikka alustame keelemudelitest, alustame OpenAI'st. Neil tuli välja uus mudel siis, GPT 5.2 mudeliseeria. Ja jälle siis kohe räägime siis Gemini'st, eks ju, mis siis varasemalt juba tuli oma mudeliga välja ja peale seda siis OpenAI läks Code Red, rääkisid sellest, ilmusid jutud, kuidas majasiseselt Sam Altman oli väga paanikas sellest, et kuidas ikkagi Gemini neist parem on ja pandi siis kõik käed töösse ja nüüd nad tulid välja 5.2 mudeliga, mis on siis edusamme teinud täpsuses, pilditöös, kooditöös, konteksti mõistmises, tööriistade kasutamises, ehk et ta igatpidi peaks olema parem ja läks siis ka tegelikult nendest mudeli uuringutes jälle sinna etteotsa. Aga teisalt sellest räägiti ka seda, et seda lanseeriti jälle kiirustades, kuna oli vaja, eks ju, ja ei olnud läbi testitud see kõik. Nii et eks me siis näe, mis siin lähinädalatel toob, et kuivõrd see on hea või halb, natuke mulle tundub, et on tõesti paremaks läinud, aga mina ise pole nüüd siin kohe viimastel päevadel mingit suurt hüpet tundnud. Nüüd OpenAI'st veel. Hästi suur uudis oli siin eelmisest nädalast, kus Disney ja OpenAI sõlmisid litsentsilepingu väärtusega $1 miljard. Ehk mida nad siis tegid? Kogu aeg on räägitud sellest, et ei taha, et AI-d kasutatakse siis erinevate videomaterjalide treenimist nende pealt, eks ju, eriti just filmimaterjali, neid, mis on litsentsidega kaetud. Ja nüüd siis Disney tegi siis kokkuleppe OpenAI'ga, et sa saad kasutada Disneyt, Marvelit, Pixarit, Star Warsi tegelasi ja neid genereerida siis OpenAI Sora videomudeliga, ehk siis nendest erinevaid versioone teha. Ja mida Disney vastu sai? Ta sai $1 miljardi ulatuses investeeringu OpenAI'sse ehk siis tegelikult oma osa seal. Nii et sisuliselt tehti siis selline koostööleping, käsi peseb kätte, mille tulemusena siis väga palju Disney materjali hakkab olema OpenAI mudelites ja vastu siis nad saavad OpenAI tooteid kasutada ja osalust. Nii et jällegi vaatame, kuhu see siis välja kujuneb. Nüüd OpenAI avaldas siis ka mitu raportit. Ühest raportist me räägimegi natukene hiljem lähemalt, ehk sellest, kuidas siis ettevõtted kasutavad AI-d.
aga nad siis rääkisid ka sellisest uuringust, kus on siis confessions ehk siis sihuke ülestunnistamise tehnika. Ehk et põhimõtteliselt nad treenivad neid mudeleid selliselt, et mudelid tunnistaksid üles, kui nad on reegleid rikkunud. Ehk et teatavasti AI mudelid töötavad niimoodi, et nad igal juhul peavad sulle vastama, kui sa midagi küsid, isegi kui nad ei tea, siis nad vastavad ja see tähendab, et nad hallutsineerivad ehk mõtlevad neid välja. Et nad ei taha seda osa tagasi keerata, küll aga nad siis teevad nii-öelda lisatehnika, õpetavad sinna juurde ehk et kui mudel on eksinud ja mingisugust valeinfot andnud, siis ta nüüd peab seda tunnistama. Ja põhimõtteliselt sellega nad said seda nii-öelda rikkumiste määra oluliselt madalamaks, ehk et nad said teada neid kohti, kus siis vigu tuleb. Nii et loodetavasti sellega läheb siis mudelite kvaliteet ka veidikene paremaks. Siis oli päris huvitav sihuke riskikoht, mis välja tuli OpenAI puhult. Ehk et osad API kasutajate andmed lekkisid kolmanda osapoole turvarikkumise tõttu. Neil oli üks analüüsipartner, kes siis Connectori abil oli nendega seotud, ehk siis infoedastus toimus nende kahe ettevõtte vahel. Selle ettevõtte nimi oli Mixpanel. Ja nendel 9. novembril toimus sihuke turvaintsident, kus siis osa nende süsteemidest häkiti sisse ja eksporditi nende andmed. Aga sellega seoses, kuna see oli ühendatud OpenAI-ga, siis saadi ligi ka OpenAI andmetele. Nii et OpenAI sellest kohe avalikult teavitas, eks just neil on see kohustus, need ühendused eemaldati ja nad ütlesid ka, et nad jagasid seda infot siis nende inimestega, keda see puudutas, nii et tasub siis ikkagi nendel teavitustel ka silma peal hoida, et neid turvarikkumisi ikkagi tuleb siit ja sealt. Üks väga hea lisa, mis OpenAI tuli, ehk see ChatGPT-s on voice mode ehk see häälrežiim, mis nüüd on otse vestluste sees. Siiamaani oli see, et sa pidid selle eraldi nagu sisse lülitama, siis kui sa alustasid vestlust ja hakkasidki seda häälrežiimi kasutama. Nüüd on see, et sa võid tavalist vestlust pidada, lihtsalt kirjutad seal ja üks hetk lülitad selle häälvestluse sisse ja ta on sul kogu aeg seal paralleelselt taustal, ehk et sa saad anda juhised nende tegevustele, mis sa varem tegid, lasta tal mingeid asju muuta ja täiendada. Ehk et sisuliselt ei ole enam eraldi funktsioon, vaid ta on lihtsalt üks osa sinu tavalisest vestlusest, mis on ülihea asi, sellepärast et voice mode mulle väga meeldib. Arvan, et üha rohkem me liigume sinna, et me hakkame häälega andma seda käsklust, nii et see on kindlasti üks osa sellest. Ja liigume edasi Google'i osas. Google'il, eks ju, eelmine kuu tuli välja Gemini. Seda Gemini uut mudelit nad nüüd panevad erinevatesse mudelitesse. Nüüd on neil Gemini 3 Deep Think ehk siis see süvauuringu, süvamõtlemismudel saadamal ka kõikides pakettides, kaasa arvatud siis nendes kallites pakettides ja muudes. Ja lisaks, mida nad tegid, nad pakkusid või andsid võimaluse ka oma deep research'i ehk siis seda süvaanalüüsi kasutada arendajatel. Ehk et nüüd on neil selline API ühendus olemas, ehk et kui sa tead, sul organisatsioonis on kasutusel üle API AI ligipääs, siis tead, nüüd on sul võimalik ka deep research'i kasutada, et siiamaani oli olnud ikkagi selline nii-öelda veebiversiooni kasutusfunktsionaalsus, aga ma tean, et üha rohkem ettevõtteid seda kasutavad, see annab võimaluse lihtsalt teatud teemades süveneda sisse oluliselt kiiremini ja võib-olla siis ka vähem osta väljapoolt mingit sellist teenust sisse, kus sul on vaja süvaanalüüsi teha. Nüüd Claude ja Anthropic, siis kuulsin sihuke OpenAI ja Google siin madistasid, siis paralleelselt tuli uudis, et Anthropic valmistub börsile minekuks. Varasemalt me oleme ka rääkinud sellest, et OpenAI plaanib avalikku sihukest lansseerimist ehk siis IPO-t. Nüüd selgus, et Claude'i nii-öelda loojal ehk siis Anthropicul on täpselt sama plaan 2026 aastal juba, ehk siis järgmisel aastal juba minna börsile. Kes sellest maailmast natuke teab, et seal on väga pikk ettevalmistusprotsess. Juba nad vaikselt tegelevad sellega, et nad tahavad jõuda enne OpenAI'd, nii et jälle üks sihuke benchmark või eesmärk, mida nad siis üritavad üksteisele üle trumbata, et kes siis esimesena turule saab, kes saab siis esimesena selle nii-öelda investorite raha, et kes kõik tahaksid sinna investeerida. Siis Anthropic uuris ka erinevaid uuringuid pani kokku. Üks neist oli nende enda töötajate kohta, ehk nad uurisid oma insenerindelt, kuidas need tööelu on muutunud. Ja sa said teada, et põhimõtteliselt 60% tööülesannetest on need, kus juba Claude'i kasutatakse. Ehk üle poole tööülesannetest, mis on ikka väga-väga suur osa.
ja samal ajal nad hindavad, et umbes 50% on tootlikkuse kasv ehk et sa suudad sisuliselt 2 korda kiiremini või 2 korda rohkem teha, kui sa suutsid aasta aega tagasi. Teisalt nad uurisid, millest mulle väga meeldib Anthropics, nad vaatavad hästi läbipaistvalt enda mudelite töötamist ja nad tegid siis sellise uuringu, kus nad vaatasid, kuidas siis Claude teeb siis natuke sarnast asja, nagu ma enne rääkisin OpenAI kohta või ChatGPT kohta, et kuidas tema siis nii-öelda valetab ja hakkab saboteerima mingisuguseid olukordi, sest me oleme sellest ka varem rääkinud, eks ju, et mudelitel tekib mingi hetk sihuke alalhoiu instinkt, eks ju, mis tuleb lihtsalt nendest mudeli treeningu andmetest, kogu nendest juhistest. Aga nemad siis ka jällegi tõid seal välja, et nad proovisid aru saada, mis juhtudel, mis olukordades seda siis tekib, et ta hakkab näiteks programmikoodi mingisuguseid punkte sisse kirjutama, mida ei peaks. Ja nüüd nad siis samamoodi treenivad neid mudeleid läbi selle paremaks. Nüüd mulle väga meeldib, et tegelikult sellest avalikult selliselt räägitakse. Ja ka Anthropicul, praegu unustasin ära, tuli ka uus mudel välja, ehk et Claude Opus 4.5, mis samamoodi läks kohe sinna tippu, ehk et nad kolmekesi jälle jätkuvalt seal madistavad ja nendel siis jällegi, mis nende põhifookus on kood ehk siis arendajad, koodi kirjutamine, agentside ülesanded, need on need, milles Claude on täna väga tugev ja see on see, mille puhul ka neid väga palju hinnatakse. Microsoft tegi ka ühe sükse natuke väiksema analüüsi, aga nad analüüsisid siis enda Copiloti kasutajaid ehk siis kasutaja käitumist, vaatasid erinevaid vestlusi ja neil olid sellised huvitavad faktid tulid sealt välja, et näiteks nad vaatasid, mida jälgitakse mobiilis ja mida jälgitakse arvutis, need erinevad. Mobiilis näiteks küsitakse enim tervise kohta, heaolu teemade kohta, sõltumata kellaajast, sõltumata kuust, ehk et need on sellised läbivad teemad. Aga üldine trend on see, et aasta algusega võrreldes on kogu aeg kasvanud see sihuke nõu ja abi küsimine. Siis huvitav asi oli see, et näiteks hilisõhtuti enne magamaminekut tõusid esile just sellised filosoofilised ja eksistentsiaalsed teemad, et kuhu minna, mida teha, mis mu fookus on. Ja siis ajaliselt oli veel sihuke asi, et tuli välja, et jaanuaris näiteks oli hästi palju programmeerimist, et kas siis tehti mingeid uusi plaane, võib-olla mingeid uusi rakendusi mõeldi välja ja aasta lõpupoole läksid teemad palju sotsiaalsemaks, palju inimlikumaks suhtluseks. Aga pigem see vist tähendab seda, et kogu see kasutajaskond lihtsalt laieneb. Et fookus on olnud hästi sihuke tehniline, et aasta alguses pigem siuksed tugevad kasutajad kasutasid ja nüüd on siis see kasutusringkond palju laiemaks läinud ja seega ka teemade ring on laiemaks läinud. Muudest rakendustest tuli päris palju igasugu muid mudeleid, muid ülevaateid. Mistral tõi turule ehk siis prantslaste mudel tõi turule enda koodimisagendi ja uued avalikud sellised multimodaalsed mudelid, mis on mõeldud just teatud sihukeste väiksemate spetsiifilised ülesannete tegemiseks. Nad tõid ka välja sellised 10 hästi pisikest mudelit, mis suudavad töötada mobiilis. Muidu teatavasti nende lokaalsete mudelite probleem on selles, et sul on vaja hästi palju arvutusvõimsust, aga kui sa suudad seda mobiili panna, siis nad on hästi efektiivsed. DeepSeekil tuli välja uus matemaatikale keskendunud mudel. Siis Perplexity tõi endale mälufunktsiooni. Teema oli üks nendest mudelitest, kus ei olnud veel sihukest pikaajalist mälu, ehk et ta hoiab meeles sinu kasutus, siukseid eelistusi, huvisid, varasemaid vestlusi. Et loodetavasti Perplexity läheb ka siukseks kontekstitundlikumaks. Ja rakendustes siis võib-olla konkreetsematest pildid, videod, ka seal uued mudelid. Hiinast tuli mitmeid mudeleid, ByteDance'ilt tuli uus pildimudel, Runway'l tuli uus videomudel, Gen 4.5, mis läks kohe tippu. Klingil tuli just enne välja uus videomudel ja siis tuli veel Black Forestil tuli pildimudel ehk ühesõnaga kõik need suured jätkuvalt tulid välja enda pildimudelitega ja üks, mis minu jaoks oli huvitav piltidest oli see, et Adobe, kus on siis Photoshop, Acrobat, need erinevad Adobe rakendused, nemad tegid koostöö ChatGPT-ga ja nüüd on niimoodi, et sul on võimalik otse teha ühendus ChatGPT-st Adobe Photoshopiga ja minna kohe siis seda pilti muutma Adobe'is ehk et mitte, et sa ei lase ChatGPT mudelil seda muuta, vaid sa kasutad siis tegelikult juba Photoshopi. Ja seda näeb ka siit-sealt, eks ju, et kus neid erinevaid mudeleid siis kokku selliselt ühendatakse ja erinevaid rakendusi ja tehakse omavahelisi kokkuleppeid ja liidestusi ja nii edasi. Nii, siis muudest sihukestest nopetest veel Google plaanib siis liikuda ka tehisaruprillide turule.
täna on siis seal Metal, eks ju, hästi suur nii-öelda see osakaal olnud, aga nemad siis teevad ka nüüd koostööd siin Samsungi ja erinevate moebrändidega, tahavad enda AI toega nutiprillidega välja tulla. Siis Google'il tuli veel oma selline workspace stuudio välja, mis on mõeldud erinevate agentide tegemiseks. Ehk et sisuliselt sa saad, liiguvad siis natuke sinna Make'i Zapieri maastikule, ehk et sa saadki loomulikul teelel, ehk siis nii-öelda teksti käsklustega luua erinevaid agente, mis hakkavad siis automatiseerima sinu töövoogusid Gmailis, Google Drive'is, Google Workspace'i erinevates rakendustes. Ehk et just nimelt fookusega erinevate korduvate tegevuste haldamiseks. Et see oli päris huvitav. Koodimaailm minu meelest areneb ka mega kiiresti, kursoril tulid uuendused, Claude Code'il tulid uuendused, Replitil tulid, ehk et nii-öelda kogu selles maastikus ka, nii et tasub hoida pilku peal kõikidel ka nendel, et võib-olla jällegi mõni konkurent on natuke paremini töötama hakanud. Ja muudest uudistest siis nii palju siia lõppu veel, et The Time Magazine on siis Time'i ajakiri, mis teeb iga aasta sellist aastalõpu kokkuvõtet ja esitleb siis aasta inimest. Ja sel korral siis esimest korda nad on teinud aasta inimeseks tehisaru arhitektid, sellise nii-öelda mõiste. Ja tegelikult seal all on siis kaanepildil oli Sam Altman, Demis Hassabis, Dario Amadei, Elon Musk ehk siis kõikide nende suurte AI firmade juhid, lisaks veel Lisa Su, Fei Li, erinevad siis nii-öelda AI eestkõnelejad. Ja põhimõtteliselt nende sõnum ongi see, et see aasta on täielik AI aasta, olnud tehisintellekti aasta, see areng on olnud nii kiire ja need inimesed on need, kes tegelikult kõike seda veavad. Ehk et siuke käputäis inimesi, kes otsustab siis väga-väga suurte ja murranguliste tehnoloogiate üle ja nemad on kindlasti selle aasta põhinimede näod olnud. Siis otseselt ei ole AI-ga seotud, aga natuke kaudselt on üks uudis, mis jäi mul silma, et Austraalia keelustab alla 16-aastatel sotsiaalmeedia kasutamise. Ja see on päris huvitav, sest TikTok, Instagram panevad nüüd kontod kinni kõikidel, kes on alla 16 aasta. Ja see on tegelikult laiendama, seda kuskil riikides ja väiksemates mahtudes on seda proovitud veel varem teha, aga Austraalia, eks ju, väga-väga suur. Ja eks me oleme näinud siin, vahepeal rääkisime sellest erinevatest rakendustest, Character AI'st, mis on negatiivselt mõjunud noortele, eks ju, ja seal on pandud noortele seda ligipääsu kinni. Nii et see on ka võib-olla selline laiem trend, mis tasub silma peale hoida, et kuidas siis tegelikult noori säästa kogu nendest ohtudest, mis toob sotsiaalmeedia, mis toob ka võib-olla AI laiemalt kaasa. Ja Eestist ka mõned nopped. Väga palju uudiseid isegi sel kuul veel ei ole olnud, aga mõned nopped olid. Erinevad siuksed häkatonid on, mis käivad uudistest läbi, oli selline kvantarvutustele pühendatud häkaton, hästi siuke tehniline, ei olnud väga suurelt jagatud, aga siiski 5 ettevõtet seal osales. Selle võitis Enefit, kes põhimõtteliselt tegi sellise nii-öelda hästi tehnilise detailse siukse masinaõppe prognoosi, kasutades siis kvantarvutusi ja tegelikult siuke laiem initsiatiiv on hästi teretulnud, eks ju, et need ettevõtted ka, seal oli nii-öelda tiimid pandi kokku ja tänu sellele pakuti ka praktikakohti ja laiemalt siis kompetentsi leidmiseks kindlasti hea viis. Siis startupidest ka on üks siuke Eesti idufirma nagu Sayless. Vaatasin ka nende kodulehte, päris äge idee, ehk neil on siis põhimõtteliselt otsing, toodete otsing, ehk siis sa paned kas mingi pildi ette või kirjeldad, et mul oleks vaja punast kampsunit kuldsete täppidega, eks ju, ja AI abil ta otsib siis kõikidelt nendelt platvormidelt, millega ta ühendatud otsib siis sulle selle toote lihtsalt konteksti ja visuaali põhiselt. Ja nad uudis oli siis selles, et nad nüüd ühendasid ka Jagaga, ehk siis taaskasutusturule. Jagal on 10 000 tooteid, eks ju, mis nüüd tuleb ka selle nii-öelda konteksti põhise otsinguga välja, minu arust väga-väga äge kasutusviis sellele ja sellele rakendusele, et ma loodan, et neil läheb väga hästi. Ja siis oli Avocado, ehk siis meil käis ka varasemalt oleme podcastis rääkinud sellest, ehk siis Eesti ka siuke ettevõte, kes tegeleb just nimelt juriidiliste protsesside, juriidilise nõustamisega ja neil tuligi välja selline uus AI-l põhinev lahendus, mis võimaldab siis automatiseerida hästi suure osa sinu lepingute protsessist, ilma et sa annad järele igasuguses siukses juriidilises täpsuses, et me räägime ka sellest, et sellest hallutsineerimisest ja need mudelid teevad vigu, nii et nemad on väga suure sammu selles osas edasi teinud. Aga natuke võib-olla negatiivselt siia lõppu ka veel, et RIA ehk siis Riigi Infosüsteemi Amet on teinud ka ülevaate sellest, kui palju on
erinevaid siis siukseid probleeme olnud deepfake idega, igasuguste rünnetega ja nad tõid välja ka selle, et 2025 aastal on ka 9 lunavararünnet. Ehk et see tähendab seda, et need on erinevates organisatsioonides. See tähendab seda, et keegi, kes häkib sinu süsteemi ligi, paneb selle süsteemi lukku ja siis ütleb sulle, et me ei saa anda sulle seda tagasi, enne kui sa maksad meile lunaraha. Ja see on kuidagi sihuke, alati tundub sihuke filmide temaatika kuskil kaugel meist, aga et see tegelikult toimub Eestis ka. Nii et olge väga-väga tähelepanelikud oma süsteemides, tehke turvauuendusi, jälgige, mis seal toimub, sest tõesti neid igasugu pettuskeeme levib praegu väga-väga-väga palju. Nii, aga ma arvan, et tõmbame siit uudised kokku ja liigume siis järgmiste teemadega edasi. Ja ma mõtlesin, et vaataks korraks tagasi sellele, et mis meil oli ka eelmisel aastal selline aasta kokkuvõttev podcasti osa ja ma vaatasin praegu neid märkmeid siin taustal ka ja selles mõttes me liikusime sellest, et me rääkisime AI assistentide tulekust ja me rääkisime multimodaalsest mudelist, et sellel hetkel oli see selline pop teema, et me liigume sinna suunas, on ju multimodaalsed mudelid, et põhimõtteliselt mudel saab ise aru, mis formaadis sa selle informatsiooni sinna sisse paned, saab sellest töödelda, teha nii video, heli, teksti, et me praegusel hetkel multimodaalsest mudelist oleme ikkagi teinud väga palju samme edasi, et me just räägime siin selle viimase aasta kvartali sees, kus me saame rääkida ChatGPT Atlasest, on ju, kus on beebibrauser täiesti tehtud, täiesti uue nii-öelda sellise meelelaadiga üles ehitatud ja mõned võib-olla punktid veel, mis sealt tagasivaatest välja tulid minu enda jaoks. Me juba siis rääkisime tegelikult sellest AI-põhistest kaaslastest ja sellest, et võib-olla see vaimse tervise perspektiiv on natukene hirmutav. Me oleme rääkinud ka eelnevates podcasti osades sellest, et kus reaalseid selliseid näiteid välja toonudki. Meil oli täitsa tehiskaaslastele, ma ei teagi, mis osas oli, võib-olla Kerlin saab kuskilt vaadata, mis number see oli, aga et kuidas meil on palju intiimsemaks muutunud need suhted siis tehisintellekti süsteemidega ja see, et kui me varem rääkisime 2025 aasta alguses sellest, kuidas, ma ei tea, töömaastikul seda kasu saada, siis me nüüd oleme jõudnud sellesse, kus on tõesti selles mõttes massides see, et oled võib-olla õhtuti seltskonnas, kus räägitakse ja visatakse, küsi ka ChatGPT-lt ükskõik, mis teema osas võiks olla, et me oleme liikunud see barjäär, mille jaoks kasutatakse siis tehisintellekti, on kindlasti väga palju laienenud. Ja 66 episood oli see, kus me rääkisime tehiskaaslastest, kus seda on päris palju vaadatud ka, nii et kindlasti soovitame seda uuesti vaadata. Ja kui ma välja tõin selles sissejuhatuses seda, et ma räägin ka Tristan Harrisest, kes siis on AI ekspert ja just kõike seda võib-olla ohtude poolt lahkab, mitte ainult ka lahkab, leiab ka neid võimalusi, kuidas siis seda teadlikkust tõsta ja mis lahendusi leida nende suurte probleemide jaoks, mis me selle tehisintellekti meeletu kiire arenguga, mis kaasa tulevad paratamatult. Et siis tegelikult tema rääkis väga selgelt sellest AI-põhiste kaaslaste lugudest ja sellest mõjust, mis meil ühiskonnale on. Siis me rääkisime humanoidrobotitest 2025 aasta alguses. Humanoidroboteid me sellel aastal pole veel täies mahus näinud, pigem on olnud siukest, kuidas öelda, videosid, kus humanoidrobotid võib-olla ei saa hakkama, ma ei tea, laval kõndimisega ja kukuvad, siis ühesõnaga on olnud, vähemalt mina olen saanud rohkem seda impulssi, et me ei ole veel saanud kätte sellist päris kasutegurit või sellist mõistmist, et ühesõnaga. Ja tihti on nendega seal see lugu, et näidatakse mingit ülihilusat mingit pilti, kus nad liiguvad ja toimetavad ja siis selgus, et keegi tegelikult nagu käsitsi juhtis neid seal taustal, et tema oleks hea, on ju. Nii et tagasivaatavalt humanoidrobotitest me rääkisime 2025 aasta alguses, aga me päris ei saa rääkida, et siin 2025 see oleks päriselt reaalseks saanud. Aga me tegelikult oleme ka välja toonud, et 2026 on see, kus Elon Musk räägib esimestest sellistest siis skaleeritavatest ärimudeliga müüdavatest humanoidrobotitest, et võib-olla see ongi kõik natukene liialt vara neid teemasid siia välja tuua.
Aga ma ise veel kirjutasin seda, et tagasi vaadates võib-olla seda, mida mina olen neid Eesti ettevõtete puhul näinud 2025 aasta alguses ja kus me praeguseks hetkeks võib-olla me ei jõudnud. Kerlin, saad väga enda poole pealt ka neid mõtteid lisada, aga minu jaoks on väga selgelt tulnud see, et varem võib-olla kirjutati koolitussooviga siis seda, et tahaks promptimist kindlalt õppida. Nüüd on tulnud järgmine samm, kus on, et AI assistentide teema, see oli võib-olla siis oligi nagu aasta keskel sügise poole liikudes ja nüüd, mida siis ettevõtted küsivad, on juba selliste nii-öelda põhimõtete reeglistiku paikapanek ja kuidas nagu rohkem sellist koolitusstruktuuri luua, toetust luua, mitte ainult nii-öelda lihtsalt siis ühe korra mingisuguse koolituse ära teha, vaid on hakatud mõtlema ka seda, et tehisintellekti määrus jõustub, on ju meil järgmisel aastal see, et tuleb mingisugused kindlad nõuded rakenduvad juba ettevõtetele, ka seesama, et piisava kirjaoskuse tekitamine on juba praegusel hetkel jõustunud, on ju, et on tekkinud rohkem seda liikumist juba selles suunas, et ka mõelda suuremalt, mitte ainult niisugust lihtsalt vette viset. Et ma ei tea, kuidas sinu puhul on, ma ei tea ka, mul just oli hiljuti kliendiga kõne selles osas, et mis siis järgmise aasta, kuna me oleme panemas ka siis AI strateegiat järgmiseks aastaks kokku, et siis mis on need nagu ma ei tea, järgmise kvartali teemad, mis on, et kas on juba agendilised töövood või mitte või et mis sina nagu tajud, mis võiks olla niisugune järgmine Eesti ettevõtete, teadlikumate ettevõtete, kes siis meie poole pöörduvad selle sooviga, mis võiks olla see teema, mis üles tuleb või mida sina oled näinud aasta vältel? Ja ma just tahtsin öelda, et sa kohe parandasid või täiendasid ennast, et need, kes on teadlikumad, eks ju. Üks, mida mina näen, on see, et see lõhe läheb nagu kogu aeg suuremaks. Et need, kes on kasutamas, kes proovivad, katsetavad, liiguvad kogu aeg vaikselt edasi. Jah, kindlasti need hüpped ei ole sellised, eks ju, et ma nüüd jaanuaris koolitan, veebruaris annan kasutusele, märtsis mul on juba mega suured võidud, eks ju, ta ongi päris pikk protsess, sest sa leiad need kasutuslood. Siin üks võib-olla aastal tagasi vaadates siis üks uuring, mis ju kogu seda AI maastikku raputas, oli suve lõpus, kui MIT-st tuli see uuring, mis ütles, et ja kõik katsetavad üliäge, panevad, investeerivad sinna miljoneid ja miljardeid, aga 95% katsetustest fail ivad, eks ju, et 95% ei jõua mitte kuskile. Ja siis kõik hakkasid kohe muretsema, et issand, et kas ma nüüd on see õige, mis ma teen, aga see on tegelikult see, mida ma näen, et see on nii-öelda investeeringutes või suuremas mahtudes, aga see on ka igapäevases kasutuses sellest, et sa proovidki 10 erinevat prompti, sa proovidki 10 erinevat viisi, kuidas mingit asja lahendada ja siis sa leiad võib-olla ühe, mis sulle selle võidu toob, aga see võit tõenäoliselt katab juba kõik seal ära, mis sa nagu oled seal katsetanud ja mis võib-olla oleksid need alternatiivid. Et ma näen palju rohkem seda julgust proovida ja seda, et jah, me tahame sellega edasi minna, aga siis tuleb välja seda, et kus võib-olla on piiratud rohkem nende ligipääsu AI-le, seal on tegelikult see kasutus väiksem ja nad on pigem selles nii-öelda algfaasis ikkagi mõtlevad promptimise peale ja AI kasutuse peale. Ja siis on tõesti need, kes juba kasutavad, kes mõtlevadki, okei, aga nüüd ma tahakski päriselt seda agenti, nüüd ma tahaks seda mingit töövoogu ära automatiseerida. Ja siis juba tahetakse natuke rohkem, kui nad suudavad, eks ju, et meil ei ole veel täna selliseid agente, mis mingi konkreetset inimest või konkreetset ametikohta ära asendaks, eks ju. Aga töövoogusid juba saab vaikselt ja tegelikult hästi rõõm on näha ja tore on selliste ettevõtetega kaasas käia, kes juba mõtlevad neid lisasamme edasi, eks ju. Ja ma selles mõttes mäletan ka seda, mis 2025 aasta alguses me rääkisime, et me nii-öelda mittetehnilised inimesed saavad rohkem julgust katsetadagi, on ju, et seesama julguse kasv on nagu märkimisväärne. Mina olen küll seda kindlasti, vähemalt ongi võib-olla meie lihtsalt puutume kokku selliste ettevõtetega ja töötajatega, kes on siis mõtlemas nendele järgmistele sammudele. Aga ma mäletan väga hästi 2025 aasta alguses, muidugi me rääkisime sellest tuummõttest ja märksõnast kui AI agendid, aga see, et me saame liikuda rakenduste väljaarendamise poole, et sul ei pea olema seda tehnilist tausta. Ja minu meelest on tulnud nagu siin veel viimases kvartalis väga suuresti seda välja, et Lovable on ikkagi väga populaarseks AI entusiastide seas saanud ja see, et ka ettevõttena on väga hästi läinud Lovable, mis siis tööriistana pakubki täpselt sellist nii-öelda rakenduste ülesehitamist, maandumislehtede ülesehitamist ja kõike seda poolt, aga lihtsalt vibe coding'u
alusel on ju, et ma mäletan, et meil oli Ali K. Milleri siis tuleviku suundades seesama, siis ta rääkis sellest, et need nii-öelda oskused, et me liigume sinnapoole, kui sa tahad 2025. aastaks valmis olla, aga nüüd me oleme päriselt tööriistade juures, mis hästi toimivad. Ja võib-olla ka see, et need funktsionaalsused, mida me oleme näinud, et ei ole, me nüüd ka siin enne jõuli nägime shopping assistant'it on ju, et funktsionaalsusena, kus me räägime agendilistest töökogudest päriselt juba meie kasutajasõbralikus platvormis on ju, et muidugi selle aasta sisse on jäänud deep research, mis oli väga suure sellise funktsionaalsuse poole pealt tööriistade sees, sai nagu kõneainet. Praegusel hetkel lihtsalt lõpupoole on jäänud lihtsalt seesama veebibrauserite, ChatGPT Atlas, Comet, Cloudi poole pealt, Perplexity poole pealt ta tähendab. Ja siis ühesõnaga need sammud on olnud selles mõttes päris ikkagi liigume aina lähedale nendele samadele ennustustele, mis aasta alguses nagu räägiti. Et minul on küll siiras rõõm jällegi näha seda, et kõik, millest tegelikult teenusepakkujad räägivad, need ehitavad pidevalt ja seesama, et näiteks ChatGPT Atlas, mis on olnud viimase siin kuu põhimõtteliselt suurem edasiminek ja millest ka kindlasti väga paljud teised siis joonduvad ja sellest inspireeruvad ja turule toovad veel lahendusi, siis see kogu veebibrauseri muutus toob, kui nad rääkisid OpenAI poole pealt, et see on umbes 5% sellest funktsionaalsusest, mis tegelikult nad ette kujutavad, siis nii palju on veel minna, aga nad ikkagi ka deliver idavad selles osas, mida toovad neid asju turule, mis nad on rääkinud, kus me siis suundumas oleme. Kusjuures ma siit selle koha peal ma vaatasin ka neid erinevaid rakendusi, mõtlesin nagu aasta peale pikemalt proovisin mingid kokkuvõtted teha ja leida, et mis siis on need populaarsemad rakendused. Et eks ju tihti tuuakse neid kuidagi teemade kaupa, et mingid siuksed analüütika tööriistad, lihtsalt mõtlemistööriistad, mis on sul toeks, mis on võib-olla efektiivsuse jaoks, mis on projekti juhtimise jaoks, mis on loomingulisteks tegevusteks. Kui vaatad neid liste, siis nendes ikkagi läbivalt täna on keelemudelitel nagu hästi suur osa. Vaata, see on mingi asi võib-olla, mida ma kuidagi nagu aasta alguses ei osanud näha ette või seda ei olnud nagu nii palju teemaks, et tulevad need connectorid ja et okei, me oleme aru saanud selles kogu aeg, et kõikide eesmärk on see, et sa oleksid seal platvormil, eks ju, et ChatGPT-l sul on Canvas on ju, et sa saad seal sees faile editeerida ja siukseid asju, aga et sul päriselt nüüd on ka see, et nagu ma just eile tegin Claude'i, katsetasin, ülihästi töötas see, et sa lased tal slaidid teha, connect'id enda Canvaga ära ja ta teeb sulle esitluse Canvas, mis on ilus, mis on sisukas, kus on tekstid kõik olemas ja kui sa oled ta nagu ära ühendanud. Või siis see, mis ma täna rääkisin, eks ju, et Adobe toob oma Photoshopi sul otse ChatGPT sisse, eks ju. Et nad tahavad, et sa oled selles platvormis kauem ja nad laiendavad kogu seda võrgustikku. Ehk et sul ei ole nagu ka vaja seda, mis võib-olla alguses tundus, et iga asja jaoks sul on vaja nagu enda rakendust ja me oleme rääkinud sellest nii palju, et kui palju investeeringuid läheb sul kogu aeg sinna AI maastikusse ja kui palju seal on seda haipi ja buumi täna sees, et jah, on äge, et tehakse uus startup, mis võib-olla teeb mingit nagu ägedat asja, aga üsna pea ilmselt see on kas ChatGPT sees või Claude'i sees või mingi suurem ettevõte võtab selle endale. Et kuidagi minu jaoks võib-olla see on nagu see tagasivaade eelmise aastale ka üks osa, et keelemudelid on nagu kuidagi siuke, et neil on justkui tulid selle ühe mõttega, et seal on üks ülesanne lihtsalt teksti töötlus, aga nad on suutnud ülihästi need kuidagi positsioneerida kõigu selle ümbritseva maailma sisse ja tänu sellele nad on igas topis on põhimõtteliselt sees olemas täna. Ja seesama küsimus, mis me tihtipeale saame, et mis tööriista valida ja nii on, et päriselt, see on väga hea tähelepanek, et me tegelikult ju 2025 aasta alguses ei rääkinud, et keelemudelid või nii-öelda teenusepakkujad jäävad ikkagi siis fookusesse ja et nad ongi adapteerunud nii hästi, on ju, need kõik ettevõtte teadmise pool ühendab konnektorite teema, mis sa välja tõid, et see on nagu väga, väga õige tähelepanek ja ma arvan, et me siis saame vaadata, kuidas 2026, see pool, ma arvan, et jaanuari alguses teeme kohe muidugi ka siis aasta väljavaate ja OpenAI kindlasti on ka selle raames toomas jälle uusi siis arenguid, mida nad tahavad välja tuua.
nii et saame kindlasti neid ette võtta. Ma lihtsalt mõtlen ajaliselt, võtaks äkki ette sellesama OpenAI uuringu ja kasutuse kohta ettevõttes ja siis ma toon võib-olla veel Tristan Harrisi episoodist ka mõned võtted välja ja siis saamegi võib-olla teha väikse wrap-up'i. Üks asi veel tagasivaatena. Meil on ülihea meel ka podcasti kuulajate arvu kasvu osas, et meil on juba üle 80 000 kuulamise erinevatel platvormidel. Meil on olemas siis juba selle YouTube'i kanalil kui ka siis Apple Podcastis ja ka siis meie Spotify's on üle praegusel hetkel, üks hetk, me tõusime 1500 pealt 2200 on nüüd selle aasta jooksul nii-öelda tulnud need, kes regulaarselt meid jälgivad, nii et üle 2000 inimese, kui me mõtleme, on hoidmas nii-öelda kas igapäevaselt, aga iganädalaselt, igakuuliselt ennast kursis nende teemadega, et see on ikkagi märkimisväärne, nii et suur-suur tänu ka enne, kui me veel lähme edasi, et aitäh teile ja kõik, kes te olete praeguse hetke kuulanud jällegi, meil on ülihea meel, et me teemegi seda teie jaoks. Täpselt. Aga vaatame seda uuringut. Mulle meeldivad OpenAI uuringud, sest üldse nagu Microsofti net, sest nad saavad teha, eks ju, oma selle andmestiku pealt, mis neil olemas on, kasutus. Ja korraks, kui tulla sinna trendide või selleni, et mis see aasta on olnud, hästi palju oleme aasta jooksul rääkinud sellest, et ja ettevõtete AI kasutus kogu aeg kasvab, eks ju, räägitakse mingitest erinevatest protsentidest. Kunagi, eks ju, eelmise aastas me rääkisime, et Eestis on 6% ettevõtteid, kes kasutab, on ju. Ja ka nende erinevad statistikunumbrid täna võib-olla 20 või 30, olevatest valdkonnast on kõrgemad. Aga kui sa vaatad ikkagi neid nii-öelda OpenAI statistikat, siis nemad saavad päriselt näidata, jah, nad on ütlenud, et ettevõtete kasutus ChatGPT-s kasvas 8 korda. Ehk et see on nagu megakasv, mis on olnud viimase aastaga. Ja teine kasv, mis tuleb, on üle API. Ehk siis me saame kasutada läbi veebibrauseri ja me saame siis teha oma rakendustest päringu otse OpenAI-sse ja see on siis üle API kahtud API kasutus ja see on ka megalt kasvanud ja seal on eriti kasvanud just nimelt need siuksed analüütilised tööd või need reasoning ehk siis need arutlusmudelid, millest me oleme siin palju see aasta rääkinud ja see on kasvanud 320 korda. Ilmselgelt see põhifunktsionaalsus tuligi alles selle aasta alguses selliseks nagu kõigile kasutatavaks, aga see on väga hästi omaks võetud. Mis siis veel? Nad rääkisid seal ka tootlikkusest ehk et nad ühendasid selle kasutusuuringuga sellega, et küsisid inimestelt tagasisidet ja said siis selle, et keskmiselt töötaja säästab 40–60 minutit päevas. Ehk et iga päev 1 tunni, nädala peale juba 5 tundi ja tihti ka küsitakse, et kas ma siis võtan selle tasulise või tasuta ja kui me räägime tasulisest versioonist ChatGPT-st, mis maksab 30 € kuus, siis sa teenid selle juba nagu nädalaga tagasi, kui sa saad inimesed kasutama. Ja power userid ehk siis need nii-öelda edasi jõudnud kasutajad, kes tihedamalt kasutavad, nemad saavad siis ka sellise juba suurema võidu ehk siis 60–80 minutit ega juba üle tunni ja 2/3 peaaegu nendest inimestest, kes siis kasutasid, ütlesid, et nad saavad teha neid ülesandeid, mida nad enne ei osanud. Ehk see on hästi suur see hüppe nii-öelda oskustes ka, et igasugu tabeleid, andmeanalüütika, koodi kirjutamine, et täna seesama vibe coding, millest Sandra rääkis, eks, et me saame ise olla justkui koodijuppe teha, mingisuguseid automatsioone ehitada, on hästi suur hüpe. Ma tahtsingi lihtsalt tuua välja, et see oli väga selgelt toonud, et see tehniline osakond, selle oskuse rakendamine teistes ärivaldkondades on märkimisväärselt, siin on toodud ka protsendid välja, 36 koodiga seotud sõnumid, kes siis saadavad ja küsivadki täpselt, kuidas võib-olla mingisuguseid koodijuppe üles ehitada automatsioonide juurde, et seda ma näen ka üha rohkem ka koolitustel, kus inimesed ütlevadki, et ma ei tea, ma proovisin ja katsetasin ja küsisin nii-öelda samm-sammulisi juhendeid, kuidas siis mingi ühendus ise kokku panna. Küsin, kas on tehnilist tausta. Ei ole, ma lihtsalt küsisin ja see on nagu väga-väga kaunis siis märkimisväärne hüpe jällegi. Ma võib-olla võtan ka mõned punktid sellest samast uuringust juurde, et seesama, mis sa mainisid ka tagasivaatavalt, et see nii-öelda vahe erinevate ettevõtete vahel, kes siis panustavad aega sellesse, et tehisintellekti teemadega ennast kurssi viia, oma töötajaid siis harida,
ja need, kes siis ei ole ikkagi seda fookusesse võtnud, on ju, et siin oli ka väga selgelt toodud välja, kuidas siis need, kes päriselt rakendavad, saavad tootlikkuse võitu ja seesama, mida Kerlin just ka mainis siin, et nad on juba päriselt nagu mõõdikutega, on ju, et kindlad töötunnid, mis võidetakse päevas. Tähendab, Kerlin veel ei maininud, ma tegelikult pidin välja tooma need kindlad täpselt need kohad, aga ühesõnaga see on väga selgelt juba palju tehakse, saadetakse sõnumeid rohkem, andmeanalüüsi tehakse, neid sama koodiga tehtud töid on ju, et mitmekordsed nagu muutused just nende poole pealt, kes päriselt on samme ette võtnud, koolitusi teinud ja kõike seda poolt. Ja see tootlikkuse kasv, produktiivsuse kasv on tegelikult märkimisväärne. Ja võib-olla üks pool ka, mis siin oli toodud, see, mida ettevõtted siis teisiti teevad, mis on head näited selles osas ka, et see, mis me nüüd viimases kvartalis oleme näinud, ettevõtete teadmiste ühendamine, et tegelikult see väärtus tulebki, kui on AI-l see kontekst olemas, see ligipääs ettevõtte andmetele on ju, et selle pealt tulevad reaalsuses sellised eduelamused, võidud, ka samamoodi assistentid, et see oli nii kasutussõbralikuks muutunud siis ettevõtete jaoks, et tekib selline töövoogude standardiseerimine ka selle kaudu, et ehitataksegi assistendisüsteem välja ja selliseid korduvaid töölõike siis tehakse näiteks assistentidega, on ju. Ja muutuste juhtimiste poole pealt, mida siis need ettevõtted teevad teisiti, kes seda võitu on kogenud, mida siis ka siin OpenAI välja tõi, ongi see, et on olemas muutuste juhtijad, et on eestvedajad, selline töötajate võimestamine, ikkagi tööjõusse panustamine, struktureeritud, ma ei tea, juhtkonna toetus ja paika pandud plaan, kuidas toetada, jälgida kasutust, et see eraldatud ressurss tegelikult toob päriselt siis tagasi, on ju. Et me oleme seda ka varem maininud, et see psühholoogiline tasand ja juhtimise pool on üli-tähtis selle sama transformatsiooni läbikäimisel. Ja üks asi ma toon veel siia lõppu juurde, et need tulemused ei olnud kõik ühtlased, eks ju, et nad olid erinevate sektorite lõikes erinevad ja seal oli välja, et seal oli nii-öelda mahu kasvult suurimad sektorid ja siis kiiruse kasvult suurimad sektorid. Ja kõige kiirema kasvuga näiteks oli tehnoloogiasektor, mis on natuke sihuke eeldatav, eks ju, aga ka tervishoid ja tootmine, mis minu jaoks oli hästi üllatav, eks ju, sest Eestis ka räägitakse, sest meil on palju tootmist, aga üsna vähe automatiseeritud. Aga kui sa leiad need kohad, siis sa saad sealt ikkagi väga palju võitu. Ehk et need olid valdkonnad, kus siis see kasutus oli nii-öelda kasvas kordades kiiremini kui teistes. Ja need on ilmselt ka need, kus ongi vaja seda innovatsiooni rohkem ja on vaja efektiivsust rohkem leida. Nii et seetõttu kindlasti see oli väga sihuke positiivne pool. Mina muidugi enda huvidest, eks ju, jälgisin seda, mis toimub finantssektoris ja finantsis oli vastupidi, et neil see kasvutempo oli pigem aeglane, aga samas mahult nad on hästi suured, eks ju, et kui nad juba leiavad need kasutuslood, siis neil on pigem protsessid standardsed ja andmed on juba struktureeritud, ehk et sa seda võitu saad skaleerida juba palju rohkem, aga lihtsalt seda esimeste sammude leidmine on jällegi keerukas. Ehk et sul ei olegi võib-olla alati seda nii-öelda kiirust või mahtu või kõike nagu nii-öelda ühte või teist vaja, nii et pigem vaata ikkagi neid võimalusi, leia neid kasutuskohti. Ja seal tõesti oli erinevad sektorid, nii et me paneme selle kindlasti jaokirjeldusse, et sa saad vaadata ka, mis sealt sinu sektorist on välja toodud ja seal oli veel ilusti näiteks toodudki erinevad kasutusviisid, mida näiteks üle API kasutatakse, mingid erinevad nopped erinevate sektorite lõikes, nii et kindlasti võib-olla saad sealt jällegi mingisuguseid ideid, mida siis katsetama hakata. Väga hea ja ma arvan, et võtame ette veel Tristan Harrise, mul lihtsalt endale nii sümpatiseerib. Ma arvan, et ma olen koolituste vältel ka maininud The AI Dilemma videot, mis oli 2023 aasta märts vist oli, kui nad selle välja tõid. Ja see on olnud siis selle riskide poole pealt väga hea selline kokkuvõtlev ja natuke ka sellist meelt laiendav üldse, mille peale me peaksime ühiskonna tasandil mõtlema. Ja Tristan Harrisega oli siis, kes on siis AI ekspert, on loonud sellise nii-öelda ettevõtte nagu Inimliku Tehnoloogia Keskus, mis käib väga sarnaselt nagu Jaan Tallinna instituudi poole pealt, kus räägitaksegi sellest väga suuresti, et kuidas meil tegelikult inimkonnana on
päris korralikke riske sellega, kuhu me liikumas olemas, et suured teenusepakkujad liiguvad nagu selles võidujooksus ilma võib-olla piduriteta. Ja see mõtted, mis siis selles samas Diary of the CEO episoodis välja käidi, ma võib-olla toon lihtsalt mõned põhilised mõtted välja. Et üks väga selline suur rõhuasetus oli sellel, et tehisintellekti tehnoloogia, kuigi me oleme varem ka rääkinud, et kindlasti on haibi ilminguid aga tehnoloogiad on täiesti nagu teist moodi, kuna me räägime ikkagi sellisest üldiintellektist ja kõik need kognitiivsed võimekused, mis inimesel on, et me üritame seda kogu spektrumit nii-öelda katta, et kui varem me oleme, ma ei tea, tuumavaldkonnas teinud edasiarenguid, siis on ühes kindlas siis valdkonnas või raketiteadus või mis iganes valdkonnas, siis on või biomeditsiinis, siis praegusel hetkel tehisintellekt rakendub intelligentsina ka kõikidesse valdkondadesse ja sellepärast ongi see nii-öelda valdkond nii jälgitud ja huvitav. Ja nad tõid ka selle poole välja, et tegelikult tehisintellekti süsteemid 2017 on ju, kui meil oli Transformate Attention is all you need, paber tuli välja, et tegelikult me läksime sellesse ajajärku, kus tegelikult keel, see, et see on masina poole pealt nii hästi mõistetav, on nüüd selleks, kuidas öelda, teeks, kuidas me saaksime seda operatsioonisüsteemi, nagu meil keel on ja meie kogu ühiskond on ju sellele üles ehitatud, ma ei tea, seadused on keel, kood on keel, bioloogia on tegelikult keel, religioon on keel, et see on kogu meie ühiskonna operatsioonisüsteem ja kuidas me nüüd praegusel hetkel oleme tegelikult läbi selle tehnoloogia kogu seda operatsioonisüsteemi häkkimas omamoodi, on ju, ja selles mõttes jällegi see riskide pool, mis ta välja toob, on väga-väga huvitav. Ja siis ta tõi välja neid olulisemaid haavatusi, mis meil on, majanduslik pool on ju, tööjõu pool. Mulle väga meeldis selline fenomen, millest ta rääkis, oli siis digitaalsed immigrandid, et kus me tegelikult võiksime olla rohkem siis sellisel natukene kikivarvikul immigratsiooni osas, sest digitaalsed immigrandid on siis needsamad tehisintellekti süsteemid, AI assistentide ja agentide süsteemid, mille kulu on väga väike, ei vaja nad mingisuguseid siis haiguslehti ja kõik see pool, et meil on tegelikult tulemas miljonite uute selliste immigrantide, digitaalsete immigrantide tulv ja mida see siis kaasa päriselt nagu endaga toob, on ju. Et selles mõttes need teemad olid väga kenasti siis ära välja toodud, rõhutatud, siis seesama pool, mis jooksis läbi, mis me rääkisime, tehiskaaslased, et mida ma enne ka mainisin, et me liigume sellest lihtsalt võib-olla tööprotsesside jaoks kasutamiseks, me liigume nii palju laialdasema kasutuse peale, kus me küsimegi suhtealast nõu, tervisenõu ja tegelikult me oleme liikunud edasi teenusepakkujate perspektiivist sellesse ajastusse, kus nad tahavad meiega seda intiimset suhet luua, on ju, kiindumust luua, et neil oleks see võimekus meie tähelepanu saada, seal olid need erinevad viisid, kuidas nad meid alguses alati moosivad ja ütlevad häid sõnu, on ju, või siis on selline fenomen nagu chatbait, ehk siis lõpus, kui me vestluses oleme, nad toovad alati mingisuguse järgmise küsimuse, millega me võiksime siis edasi seda vestlust arendada, et see kõik on tegelikult seotud sellesama kiindumussuhte nagu ülesehitamise peale, on ju. Et need olid väga huvitavad. Ja üks punkt veel, mis ma kindlasti välja tooksin, on see, et kui suur probleem on tegelikult seesama võidujooks, mis meil on lihtsalt selle tõttu, et mida lähedamal me oleme siis SKP-le, sellele mõõdikule, mida riigid jälgivad ja tehnoloogia poole pealt, see areng, mis meil on, mõjutab väga suuresti majandust, mis viib kõiki riike väga raskete selliste rahvusvaheliste läbirääkimisteni, seda, et leida seda kokkulepet, et tõesti me räägime nagu majanduse muutustest. Minul praegusel hetkel ei ole täpselt neid statistikat välja tuua, mis need numbrid kõik on, aga me räägime nagu miljarditest selles mõttes erinevate sektorite muutusest ja sellest, kuidas riigid soovivad sellest osa saada, et siis ongi see
puidujooksu teema väga nagu keerukas selles mõttes on ju. Ja võib-olla mida ma veel välja tooksin, need digitaalsed immigrandid, me paneme jällegi kõik selle jaokirjandusse ka, kes soovib vaadata, see on muidugi 2 tundi pikk, aga nagu väga-väga hea ülevaate annab nendest kõikidest teemadest, et just see pool, ma ei tahaks võib-olla aasta lõppu tuua sihukest nagu negatiivset alatooni siia juurde, aga võib-olla siis selle 2025 aasta tagasivaatena me oleme aru saanud, et need liikumised on olnud mõnede kuude jooksul juba näiteks siin viimases kvartalis meeletud, et see ohupool ei jääks kuskile siis ikkagi varju, on ju, et neid haavatuvusi on, me räägime sellest, et tegelikult teenusepakkujad OpenAI, Anthropic, Google'i poole peal, nad üritavad leida tehisintellekti süsteeme, ehitada üles siis tehisintellekti assistendi agendisüsteeme, mis suudaksid teha AI uurimustööd, millest tuleks see plahvatuslik kasv, selline nagu räägitakse nagu take-off, mille poole need kõik nagu meeletult palju panustavad, et me võib-olla näeme seda siis järgmisel aastal juba välja mängituna, on ju, et kuidas on saavutatud selliste, ma ei tea, uurimuskeskkondade loomine, kus me päriselt räägime nendest ökosüsteemist AI agentides, kes siis teevad mingisuguse kindla eesmärgi nimel seda tööd, on ju, ja saada seda majanduslikku kasvu ja kasu siis kindla selle arendaja poolt, kes seda siis nii-öelda ette võtnud on, et need teemad on väga huvitavad. Soovitan soojalt seda kuulata ja ma ei teagi nüüd lõpuks selle aasta viimase episoodi juures, Kerlin, kas sa tahad enda poole pealt ka jagada miskit, mida sina sellest aastast näiteks kaasa võtad endaga, et võib-olla ärme sellest veel räägime, mis me nagu tuleviku 2026 aastal aega, aga võib-olla see, et mis sa nagu sellest aastast kaasa võtad, võib-olla isikliku arengu poole pealt tehisintellekti maailmas, mis sul endal mõttesse tuleb? ja ma kuulasin sind lihtsalt selle eelmise teema lõputuseks, et ma ise vaatasin ka selle 2-tunnise video läbi ja see oli nagu ülisisukas ja üli nagu packed info hulga, seal oli nii palju infot, et mina endale kirjutasin ka, ma tegin sellest isegi nagu LinkedIni postituse, kirjutasin omale mingid mõtted välja, mingis osas kattuvad need Sandra omadega, Sandral oli oma nägemus ja minu meelest sihukeste nagu pikkade podcast'ide üks nagu võlu on see, et su mõtted liiguvadki nagu erinevas suunas ja see on võib-olla ka see sihuke tagasivaade aastale ka, ehk et nii palju muudatusi on olnud, nii palju erinevaid funktsioone, rakendusi, võimalusi, kuidas AI-d kasutada ja mul on olnud võimalus hästi paljude erinevate ettevõtetega koostööd teha sellel aastal, millel mul on super hea meel ja kõik see on nagu kasvatanud seda, et sa näed, et nemad kasutavad sama asja hoopis selliselt, nemad kasutavad hoopis selliselt. Ehk et ma üldse ei muretse selle pärast, et on mingisugune MIT uuring, mis ütleb, et enamik su kasutusviise failib, sest neid kasutusviise on lihtsalt nii palju seal. Lihtsalt su põhipunkt on see, et kuidas sa selle üles leiad kogu sellest info hulgast. Ja see on võib-olla nagu üks ka minu sihuke enda kuidagi sihuke isiklik õppekoht olnud, et alati ei pea nagu jooksma kohe kõikide uuendustega kaasa. Jah, mul on ka endal see to-do list, et kõik need, kuna ma teen uudiseid, eks ju, et mida kõike tahaks proovida. Tihti need asjad lihtsalt vajuvad sinna lõppu ja siis ma kustutan nad ära sealt, sest nad ei olnudki mulle parajasti relevantsed. Aga mõnel ettevõttel võib-olla jälle on, siis ma jälle proovin kuskil välja otsida või enda ajus hoopis selle üles leida ja nendele siis seda jälle välja tuua. Aga jah, ma arvan, et kokkuvõttes see aasta on olnud üliäge. Minu jaoks kindlasti hästi-hästi suur õppekoht kõikvõimalikel teemadel, isiklikult, tööalaselt, AI teemades, et kogu selles asjas kaasas käia. Aga jah, mul on hästi hea meel, et ma olen saanud ikkagi paljude ettevõtetega koostööd teha ja minu enda fookus on olnud hästi palju finantsi suunda liikuda ja üha rohkem finantsettevõtteid toetada ja ma arvan, et see on ka sihuke võib-olla nagu, mis ma olen aasta jooksul näinud, et seda AI sisu, seda materjali tuleb hästi palju ja oluline on see, et sa leiad enda kõrvale selle inimese, kes sulle sobib, kellel on need teadmised, millest sul kasu on. Sest seda kompetentsi tuleb kogu aeg juurde, aga tegelikult seda teadmist on ju nii vähe, me oleme olnud 3 aastat sai täis sellest, kui ChatGPT nii-öelda see tänane versioon välja tuli, eks ju, mida kõik kasutavad. Ehk et see on lühike aeg olnud.
nii et ma arvan, et väga põnev aasta, väga stressirohke aasta, väga palju tööd on tehtud see aasta. Ja nüüd tahaks natukene puhata ja siis vaadata, mis 26 aasta toob. Ja Kuidas sul? minul endal, ma arvan, et mina ka mõistsin seda poolt, et üha rohkem neid kasutusviisi on palju, erinevaid viise ka, kuidas nagu koolitajana liikuda, et kas sa liigudki automatsioonide peale, kas sa tahad olla mingi kindla valdkonnaga, et noh, nagu Kerlin oli finants, et minul oli varem nagu turunduse pool. Mina olen nüüd liikunud väga selgelt enda poole pealt seda, et nagu suuremaid keskmise suuruse suuremaid ettevõtteid toetada siis sellise transformatsiooni koolitusprogrammi raames, et seda samme neid EE kasutuselevõtule teha siis struktureeritult läbi mõeldagi, et see on võib-olla minu enda selline, ma näen, et kasvanud, et varem oli see, et teedki, siin räägid ja väga lahe ongi sellest nagu rääkida, aga nüüd ma saan ise palju rohkem nagu enda jaoks sellest, kui ma näen seda transformatsiooni mõnede kuude jooksul, mis siis tehakse ja kus seda selgus saadakse. Sest ma just hiljuti lugesin ka tehisintellekti siis määruse raames on tehtud siis Euroopa Liidu poolt selliste arhiiv erinevatest siis AI transformatsiooni lugudest ettevõtetes ka ja noh, selles mõttes seal ei ole päris nagu väga palju näiteid, võib-olla lihtsalt ei ole nagu koondatud neid kokku, neid näiteid on kindlasti nagu rohkem, aga lugedes neid erinevaid näiteid, ma saan aru, et vau, et ma olen ka sarnaselt teinud neid samme ka ettevõtetega nagu Eestis, et meil on siin neid nagu edulugusid, on ju, et seda on tore näha, et sa tegelikult oled sellest nagu transformatsioonis sees ja selles keskmes ja mõistadki, et okei, üks hetk on väga tähtis, et sul on koostööpartnerid, kes teevad mingiseid kindlaid osasid, nagu siis lähevadki automatsioonide peale või lähevad, ma ei tea, HR-i peale ja jäi nagu pidepunktidest rääkima. Aga et jah, minu jaoks on nagu selgus tulnud selles osas, et võib-olla ettevõtteid pikemas mastaabis siis toetada. Ja jah, samamoodi ütlen ka, puhkama peab. et see, mis toob 2026, et küll me saame siis jaanuaris teiega juba ka seda kõike jagada ja aitäh sulle ka, Kerlin, minu poole pealt, et me oleme olnud ikkagi sellel teekonnal olnud ikkagi väga tublid selles osas, et iga reede põhimõtteliselt, noh, mõnede hooaegade vahel tegime natukene, puhkasime ka, aga see, et oleme konstantselt toonud neid inimesi, rääkinud nendel huvitavatel teemadel, et Hendrik Trasberg eelmisel nädal ka samamoodi Euroopa Komisjoni poole pealt, AI Office'i poole pealt, et noh, nii palju erinevaid teemasid, mida me oleme tegelikult katnud, kui palju me oleme näinud vaeva, et saada neid inimesi, läbi mõelda küsimused, kas teie tagasiside põhjal seda sisu nii-öelda arendada, nii et ühesõnaga suur tänu. Ja siis, kui sa näed seda, et seesama inimene on pärast uudistes või see ettevõtte startup on uudistes ja näed, et nad on liikunud edasi mingi uue tootega turul, see on nagu nii hea tunne, et sa nagu oled saanud nendega vestelda sellel teemal ja kuidagi kaasa võib-olla mõnes mõttes mõelda või lihtsalt seda sisendit saanud ka laiemalt jagada, sest noh, praegu me oleme kõik sellel õppimise teekonnal ja ma arvan, et jah, see, et me oleme sinuga seda siin jaganud koos, on hästi-hästi äge olnud. Ja. Aga ma siis ütleksingi võib-olla kuulajate teile ka aitäh, et olete olnud meiega sellel aastal. Meil on siiras hea meel selle üle, et tõesti jälgijaid on kasvanud, neid vaatamisi on juba nii palju, me saame päriselt öelda seda, et me oleme riigi populaarseim tehisintellekti podcast, mida eestlased tõesti kuulavad ja jah, eks me siis oleme järgmisel aastal veel tublimad ja üritame tuua teile seda väärtust aina enam, et muud ei olegi midagi öelda, kui ilusat jõuluaega. Nautige, puhake, olge perega. Täpselt aastavahetust kõigile ja et saaks siis samamoodi võib-olla teha seda tagasivaadet, et oleks aega, et teha tagasivaadet ja ka siis seada järgmised võib-olla sellised prioriteedid järgmiseks aastaks, et oleks seda sellist mõtteselgust ka siin aasta lõpus. Nii et suur-suur tänu sulle. Aitäh, et oled meiega, kõik leiad jaokirjeldusest viited ka, millest me täna siis rääkime, see sama OpenAI pool, Tristan Harrise pool, ka uudiste pool ja meie ütleme teile kõigile suur-suur tänu, et olete olnud meiega. Aitäh, ilusaid saabuvaid pühi. Ja, tšau.
täname Estonian Business Schooli, kes on meie ametlik tehniline partner ja pakub taskuhäälingute salvestamiseks professionaalset video- ja helistuudiot.